Turutrendid, Urmas siin, täna esmaspäev, 4. august, vaatame siis taas finantsturgudele peale. Ja alustame nagu ikka siit tsüklilisest vaatest, et mis meil siin siis toimunud on. No, eelmine nädal oli selgelt üks negatiivsemaid siin, võib-olla isegi alates siin aprillist, et päris nii suurt ja järsku langust ei olegi nagu siin silma hakanud, aga millele meie tsüklid viitavad, ongi siis tegelikult siin teatav korrektuur. Et eks me oleme valsad selle koha pealt, et turud on praegu üsnagi ärevad ja väga palju on ikkagi toimumas. Et kui eelmise nädala sündmuseid kiirelt vaadata, siis Fed jättis nüüd intressimäärad muutmata. Jeremy Powell küll mainis, et septembri otsust pole veel tehtud, et ootavad ja mõtlevad veel, aga selge on see, et president Trump elab tal seal päris kõvasti seljas praegu, et survestab. Aga jah, eksperdid ootavad siin ikka endiselt 1-2 langetust käesoleval aastal ja S&P 500 ja Nasdaq tegid siin küll kõrgeima tipunädala jooksul ära, aga reedel jah, oli siis turg üsnagi negatiivne. Tulemuste aeg ka jätkub, seegi päris oluline. Eelmine nädal siis 4 ettevõtted Max 7 siis tulemused avaldasid, Microsoft, Meta, Apple ja Amazon. Et vaatame siis neid graafikuid ka õige pea, mis seal siis tegelikult toimus ja mis veel, kaubanduspoliitika koha pealt USA jõudsid nüüd siis kokkuleppele, kehtestades 15% tariifi enamikele EL-i importidele ja mis on siis muidugi oluliselt madalam kui ähvardatud 30%. Ja USA-Jaapan siis kaubanduslepe on ka siin nüüd siis jõustunud, kui ma ei eksi, jah. Ja läbirääkimised jätkuvad veel Kanada, India, Kambodža ja Taiga. Ja tööjõuturg, mis sealt silma jäi, et esialgne töötuskindlustuste taotluste arv oli eelmisel nädalal veidi madalam. Töö leidmine jääb aga endiselt raskeks, et jätkuvad siis hüvitiste taotluste arv näitab tõusvat trendi. Ja USA SKP kasvas teises kvartalis 3% aastases võrdluses, taastudes siin esimese kvartali 0,5% languse juurest ja põhiline selline sisenõudlus kasvas vaid 1,1%, et see on üks nõrgimaid näitajaid alates 2022. aasta numbritest siis, jah. Nii et on nii head kui halba. Et selles mõttes turud on jah äraootaval seisukohal. Kuidas meie prognoosidega läks, et no S&P puhul prognoos viitas langusele tõesti, nii kõnekas ta ei olnud, aga siiski lõpptulemus on see, mis määrab ja nii ta praegu siis on läinud. Uue nädala prognoos, seda ma pidin siin veel ümber tegema, et see on teine versioon, mille ma lõpuks välja käisin ja hetke seisuga tundub, et töötab vähemasti see osa, mis siin täna juba toimunud on, et see on üsnagi kõnekalt siin praegu paika pidanud. Et vaatame siis, kuidas ülejäänud nädal välja kukub. AI mudel viitab ka meil siin sellisele huvitavale võib-olla tõusule nädala esimesel poolel ja kolmapäeval on mingisugune pöördepunkt, et siis kipub jällegi langusesse minema. Ja kui kulda vaadata, kulla puhul prognoos oli üsnagi täpne, et sellega võib täitsa rahul olla. Ja kulla uue nädala prognoos siis selline hetke seisuga, et vaatame, kuidas siis praegu on hinna liikumine, veel päris täpselt aru ei saa, et mis siin tegelikult siis toimuma võiks hakata, et hetkel veel ei ole kindel, kas on pöördasetuses või on õiget pidi. Siis hõbe. Ja hõbeda puhul, sisuliselt see pidas nüüd praegu ilusti siin paika, aga kas ta nüüd oli pöördasetuses, see on nüüd praegu see küsimärk mul siin, aga niipidi ta siis töötas päris ilusti. See nädal vist ei olnud enam pöördasetuses, kui ma ei eksi.
Aga uue nädala prognoos siis selline, et nädala esimene pool siin tõusu, nii nagu aktsiate puhulgi, ja nädala teine pool siis kipub nagu langusesse kiskuma, et kui me vaatame seda praegust hõbeda hinna liikumist, siis see on küll kõnetanud, jah. Et liikunud ilusti selles rütmis, et siis võimalik pöördepunkt on siin homme teisipäeva õhtul või siis hiljem kolmapäeva õhtul, et midagi siin hakkab ikkagi muutuma trendis ilmselt. Ja Bitcoini prognoosiga võib täitsa rahule jääda, et see oli üsnagi adekvaatne ja väga hästi kõnetas. Ja uue nädala prognoos siis näitab ka siin võimaliku languse jätkumist, et mis siin hetkeseisuga meil siis silma jääb. No, praegu veel ei ole mingisugust olulist langust näha olnud, siin on väike jõnks üles, et vaatame siis, kuidas homseks see pilt välja kujuneb. Aga lähme siit edasi, et jätkub ka siis majandustulemuste hooaeg ja siin on vägagi palju ettevõtteid veel, mis võiksid huvi pakkuda. Suuremad siin on siis Palantir kindlasti täna õhtul tulemusi avaldamas ja Palantirilt oodatakse andmeanalüütiku ja valitsuste lepingute segmendis siin kasvu ikka endiselt ja investorid siin väga pingsalt jälgivad siis üldse just erasektori kliendibaasi laienemist, et see on üks suur võtmeküsimus praegu, kas Palantir suudab seal turul läbi lüüa või piisavalt kasvada. Ja prognoositav käive võib olla mõjutatud siis just AI nõudlusest. Mis veel jääb silma, et AMD on kindlasti homme Supermicro, siis Pfizer, mis siin veel oluliselt on Snap, kindlasti tasub jälgimist Uber kolmapäeval, et Uberiga ka, et siin jällegi vaatame, kuidas siis sõidujagamiste ja kullerteenustega läinud on, et siin oodatakse jätkuvat taastumist ikka ja autonoomsete sõidukite arenduse kulutused ja väljavaated ka on kindlasti Uberi puhul fookuses. No, McDonald's ka siin kolmapäeval Duolingo, Elf Beauty ja mis siin veel on, Eli Lilly ja et neid nimesid siin jagub päris palju ikka, mis on suured ja olulised. Vaatan, kas siin veel Vendis on näiteks reedel veel. Ja, et aga mis nädal veel võiks endaga kaasa tuua, et natuke tööhaive andmeid muidugi, et siin see non-farm payroll on välja tulemas. PMI andmed on välja tulemas ja muud olulist vist makrose seisukohast ei olnud, et Inglise keskpanga intressiotsus ka peaks olema neljapäeval. Ja S&P 500 ettevõtetest on 66% raporteerinud, kusjuures 82% on ületanud siin sellist keskmist prognoosi ja tulu kasv on olnud circa 10,3%. Et see on ikkagi väga hea tulemus, aga mis on küll kõlama jäänud siiamaani, et mitmed ettevõtted on hoiatanud, et tollimaksud mõjutavad nende äri ja see võib siis hakata kajastuma siin järgmise kvartali või siis ülejärgmise kvartali tulemustes juba. Et selles mõttes tasub olla ettevaatlik. Siis nüüd nii-öelda transiitide mudel, mis meil siit silma jääb, et eelmisel nädalal Microsoft tegi muidugi siin suuremat kasvu, et ei olnud veel nii negatiivsust näha, aga siin nii mõnigi alumistest otsast siis ikkagi näitas seda negatiivsust ja ülemises otsas Nvidia ilmselt ei olnud üks kõige tugevamaid, aga siin mõned ettevõtted olid, et noh, nii ja naa, et ei olnud väga selge see pilt, aga siiski midagi siin paika pidas, et sellel nädalal nüüd Amazon on siin tipus ja Nvidia kohe järgi ja kõige põhjas on nüüd Oracle, et kas Oracle'i trend hakkab nüüd lõpuks murduma, eks me siis seda nädala jooksul saame näha. Ja kui vaadata pikemat tsüklilist vaadet,
et siin siis S&P 500 on meil ikka endiselt vilgutamas seda võimalikku tsüklitippu, aga ei ole see veel päris kinnitust leidnud. Eelmine nädal küll oli nüüd langusnädal, aga siiski selle nädala jooksul veel saabus uus tipp, nii et me ootame ikkagi sellist nädalat, mis enam uut tippu ei teeks ja oleks languses, et siis me saame rohkem kinnitust ja Londoni börsiga sama lugu tegelikult, et ootab siiamaani veel kinnitust. Saksa DAX on nüüd langustrendis ja Tallinna börs samuti siis. Siis metallidega siin kuld on nüüd langustrendis ja hõbe põhimõtteliselt leidis ka oma tipu ikkagi, et ma lugesin ta nüüd ikkagi langustrendis olevaks, kuigi see nädal võib veel siin tulla natukene sellist tõusu ka, aga nagu me prognoosist nägime, et see võib-olla nädal teine pool juba läheb taas negatiivsemaks, et see surve on ikkagi pigem hakanud allapoole liikuma. Krüpto koha pealt, et Bitcoin nüüd on ka meil siin läinud karuturule. et kas see nüüd peab paika, vaatame ka graafikut ka, et ma ei ole päris kindel, kas see nüüd päris õige on, aga seal ei ole minu arust praegu mingeid olulisi arenguid toimunud. Kui me vaatame aktsiate portfelli, siis mis siin oluliselt on muutunud, et Google on nüüd ainukene, mis tegelikult on siis pööranud negatiivseks lõpuks ära, kuigi see signaal on üsna nõrk olnud, aga siiski võib ta lugeda praegu siis negatiivseks. Teised siin, Meta tegi küll uusi tippe, aga see tipp on ikkagi väga tugev endiselt, et eks me näe, kas ta nüüd hakkab ka siin pöörama. Teiste koha pealt ei ole praegu uudiseid näha olnud, välja arvatud siis Lululemon, mis on teinud siin ikka uusi põhju, et otsib seda pöördepunkti ja Oracle siis otsib nii-öelda tippu. Et need on praegu siis natukene edasi lükkunud kaugemale kui võib-olla oodatud, aga muus osas siin väga muutuseid ei ole olnud. Ja vaatame siis graafikutele ka põgusalt peale, mis siin toimub, et vaatame Spiderit kõigepealt. Spiderite tipp hetkeseisuga on siis siin, täna on küll hind kosunud, et nagu me sealt nägime, et ilmselt võib-olla kolmapäeval siis on miskisugust pööret oodata turgudel ja põhimõtteliselt sama pilt on ka siis Nasdaqi ja Dow Jonesiga, et Dow Jones on nüüd kõige nõrgem nendest, et Dow Jones on selgelt juba praegu karuturule pööranud. Ja small caps, et siin on isegi üks signaal juba tekkinud, aga alustrend on ikka veel positiivne. Siis Londoni börs, see püsib siin ikka positiivses trendis ja Saksa DAX on nüüd alustrendi pööranud negatiivseks. Ja Tallinna börs on ka siis negatiivsel turul praegu. Vaatame kulla hinna liikumist, et kuld siin kompab seda vastupanu ja hõbe on täna natukene siis taastunud, et alates reedest on ta siis selle toetuspinna juurest siis hakanud tõusma siin, et siit väike lootus on, aga trend hakkab vaikselt nagu ikkagi pöörama. Ja Bitcoin, mis siin siis toimub? Jah, Bitcoin on ikkagi negatiivselt turul, praegu on siis pidama jäänud see 14. juuli kõige kõrgem tipp ja hetkeseisuga siis ka alusfoon trend on siis pööranud negatiivseks. Ja nafta küll näitas alustrendina siin positiivsust, aga praegu siis kompab veel seda äsja tekkinud toetuspinda, nii et vaatame, kas siit hakkab uuesti hind siis ülespoole liikuma. Vaatame nüüd Max 7 aktsiad ka ära siis, et Apple peale majandustulemusi, mis olid vägagi ilusad, otsustas ikkagi reedel päris kõvasti korrigeeruda ja tänagi ei ole väga palju tugevust siin näha olnud. Amazon ka väga ilusad numbrid olid iseenesest, et üllatusmoment oli üle 26% siin, aga siiski
hind reedel tuli kolinal alla ja tänagi on nõrkus jätkunud siin. Google on nüüd olnud ainukene, kes tegelikult küll langes, aga täna päris ilusti taastunud siit, aga see tipp siin 24. juulist praegu siis ikka endiselt peab, et eks me näe, kas hakkab alustrend ka pöörama ja Meta muidugi näitas väga suurt tugevust siin, et samuti väga ilus üllatus oli seal majandustulemuste poole peal ja siit toetuspinna juurest ilusti üles põrkas. Ja Microsoft, seegi tegi väga kena tulemuse, hind hüppas üles ja siis ta taandus veidi, et see oli see negatiivne võib-olla foon, mis seal just transiitide poolest välja paistis, aga siiski trend on igati positiivne ja jätkab tõusu suunas praegu. Nvidia samuti positiivses trendis, Tesla praegu pigem negatiivne, Adobe selgelt negatiivne ja kompab siin seda toetuspinda. Caterpillar endiselt positiivne, Costco on natukene hakanud tugevust näitama, aga ikkagi negatiivses trendis. Fiserv ka veel näitab negatiivsust siin, kuigi siin on päris ilus selline tsükliline põhi ka kätte jõudnud. Vaatame, kuidas ta siis siit edasi reageerib. Lululemon ka nüüd, natuke sai siis seda põhja siin liigutatud, vaatame, kas siit ühel hetkel hakkab ikkagi miskisugune positiivsus ka välja paistama. Netflix endiselt negatiivses trendis, Oracle, põhimõtteliselt jällegi vaatame, millal see tipp siin kätte jõuab, et see on üsna selgelt juba välja joonistumas. Ja Palantir on ka üsnagi tugevas positsioonis, täna õhtul siis majandustulemused. PayPal andis nüüd CMS signaali siin reedel ja trend on ka muutunud negatiivseks, nii et selles mõttes tasub praegu olla ettevaatlik. Starbucks sama lugu, reedelis negatiivne signaal ja alustrend pööras negatiivseks ka. TMO on siit peale seda tõusu näidanud natuke negatiivsust, positiivne trend küll püsib päevases siin. Visa andis ka reedel negatiivse signaali ja selgelt siis alustrend ka negatiivne juba pikemat aega. Ja Walmart on siin natuke vilgutanud positiivsust ja täna on hind päris ilusti kosunud, nii et see üks kaitsesektorist siis nii-öelda. Et võimalik, et kui asjad hapuks kisuvad, siis Walmart on üks võimalikke selliseid võib-olla kaitsepositsioone. Selline pilt meil siin praegu välja joonistumas. Vaatame siis, kuidas selle nädalaga läheb. Igal juhul püsige lainel ja kohtume taas, kõik head!